Tervist! Stuudios on Jüri Kotšinev. Tere tulemast! Tere! Täna räägime sellisest fenomenist nagu tsaariaja lõpu ühiskonnast ja sellest, kuidas see mõjutas Eesti rahva arengut. Nimelt on viimati tulnud välja ka Tallinna Ülikooli teadur Mark Gortfelder artikliga, millel olid Eestis viimatine väikesed põlvkonnad, rääkides siis Eesti sündimusest, mis on üks selline rahva tervise väga tõsine näitaja, sellest, kuidas sündide arvu ajalooline tipp jäi Eestis 19. sajandi kolmandasse veerandisse, kui neid oli aastas üle 30 000. Ning räägitakse siin ka sellest, kuidas näiteks 1830. ja 40. aastatel sündinud lastest, kellest sai rahvusliku ärkamise ja talude päriseks ostmise eestvedajad, jõudsid täis ikka 14 000 suurused aastakäigud. 1880. ja 90. aastatel sündinutest jõudsid täis ikka 18 000 suurused aastakäigud, kes sõdisid edukalt vabadussõjas ja panid aluse eestikeelse kõrgkultuuri hoogsale arengule Eesti Vabariigis. Need on sellised statistilised näitajad eelkõige siis demograafia vallast. Ent need ei ole loomulikult ainsad näitajad, mis näitas tegelikult, et sellel ajal toimus Eesti rahva reaalne tõus ja elu läks kõvasti paremaks. Et need on need põlvkonnad, kes tegelikult lõidki Eesti iseseisva riigi. Need on need põlvkonnad, kes olid need, kelle toel tegelikult Eesti nii-öelda riigirahvaks üleüldse sai. Ja täna olen mõelnud seda, et mõtiskleme natukene selle fenomeni üle, et miks üldse see niimoodi on olnud. Et just nimelt 19. sajandi lõpp oli põhimõtteliselt selline, kus Eesti rahval vaated peaaegu läks kõige paremini üldse. Ja niimoodi, et me olime reaalselt nagu viljastatud sellest kultuurist, kus me siis olime, ehk siis toona valitses tsaari Venemaa. Jah, see oli 19. sajand, kus võttes nüüd seda tollast emamaad ehk Venemaad, mis oli Vene impeeriumi südamik ja telg, seesama Venemaa oli jõudnud oma siis isevalitsusliku perioodi meheikka. Kuigi vene kultuuri kuldajaks nimetatakse Katariina aja lõppu väga lühike 5-aastane Pauli valitsemine vahepeal, mida ei saa eriti nagu omaette epohiks pidada, aga siis Aleksander õnnistatu valitsemisaeg. Aga kui vaadata lihtsalt linnulennult seda määratlust, kuldaja, kultuur, siis tegelikult päris kuldaeg on see, mis järgnes Aleksandri valitsusele. See on Nikolai esimese epoh, keda on peetud suureks reaktsionääriks, tagurlaseks ja palkiniks hüütud ehk kaikameheks. Aga tegelikult, kui vaadata, kes olid just Nikolai epohi suurkujud kirjanduses, see oli siiski Lermontov, Gogol, ilukirjandust võttes, see oli Turgenev, see oli maarikunstis Ivanov ja kes muide Roomas koos Gogoliga maalis ja kui Gogol oma surnud ringi kirjutas. Ja sellele kuldajastule, mis nüüd puudutab provintse nagu Eesti, tähendas see ikkagi suhteliselt rahulikku rahuaega peale Napoleoni sõja vapustusi. Napoleoni sõda ju puudutas Leedut. Lätis kardeti, Riia eeslinn põletati maha. Sinna ei jõudnud, Eestisse ka ei jõudnud. Nüüd Nikolai esimese aina Krimmi sõda, see natuke puudutas meie põhjarannikut, kus Inglise skaader pommitas neid Vene rannakaitsepatareisid seal kandis, kus oli Tabasalu ja kus teenis muide aega tuntud Vene poeet Fett, perekonna kodaniku nimega Šenšin, kes ajas taga aadlitiitlit,
kuna ta oli oma isa mitte ametlik poeg, vaid abieluväline, aga siiski teati tema päritolu bioloogilist ja tema õnnetus oli see, et nii nagu ta sai järgmise auastme, tõsteti auastme tsensus, millega kaasnes aadli seisusesse tõstmine, nii ta vaeseke kuni majorini, kui teenis ja pärast sülitas. No see on nii väike nüanss. Sest et kui nüüd võtta näiteid Eesti tarkavast aristokraatiast või vähemalt kvaliteetrahvast, siis on kohe hea tuua 2 näidet. Ma ei hakka rääkima 5. rea 10. mehest. Ma räägin 2 tuntumast kindralist, Eesti kindralist, Tsaarjärve polkovnikust, Aleksander Tõnissonist, kes tänu polkovnikuks saamisele aadliseisusse ka tõsteti ja see aadliseisus oli parandatav. Ja teine on loomulikult Johann Laidoner, kes sai isikliku aadliseisuse Püha Georgi mõõgavapruse eest väljateenimisena. Auastmelt oli ta siis alampolkovnik. Aga 1858 kehtestatud mängureeglite järgi impeeriumis kaasnes parandatav aadliseisus alates polkovniku astmest, mille Tõnisson välja teenis. Olles elukutseline ohvitser, alustas roodukomandorina, pataljoni ülemana, lõpuks polgukomandorina ja nii edasi. Nendest 2 polkovnikust, õigemini polkovnikust ja alampolkovnikust on mõtet rääkida, kõik teavad neid ja kuidas selle eliiti kuulumisega. No, ma ei hakka rääkima siin Reegist ja teistest meestest, sellepärast, et nende ja väga paljude nende saatusekaaslaste karjäär sai hoo sisse, kasutades sellist kanalit nagu sotsiaalne lift. See on auaste sõjaväes, millega kaasneb aadliseisus. See on sõjaväeline orden, näiteks Stanislav või Vladimir mõõkadega, millele ka kaasneb parandatav aadliseisus. Ja teatud ordenid, millega kaasnes isiklik aadliseisus, nagu oli Püha Georgi sisuliselt 5. klass, ehk Georgi mõõkvaprusest Laidoneril. Loomulikult oleks ka tema välja teeninud nii polkovniku pagunid kui ka parandatava aadliseisuse. Aga seda lifti kasutasid väga paljud, näiteks ka politsei, priistavid ja uurijad. Nendel see teenistus rahuajal käis pikemat teed pidi, aga keegi polnud veel ära muutnud seisuste tabelit. Ja seal oli vastavalt siis tsiviilteenistus, sõjaväeteenistus võimalik välja teenida endale aadliseisus ja eliiti kuulumine, aga loomulikult, kui sa said ordeni, siis sellest juba piisas teatud liiki ordeni. Aga et üldse ordenit saada, pidid see jälle olema teatud pagunikandja ja teatud taseme välja teenin. Aga see oli üks sotsiaalse lifti või kunstnik, keda akadeemia premeerib ja sellega kaasneb jälle. Muidugi keiser kinnitab, aga see oli tavaline asjade käik. Eestis seda kasutati väga usinasti ja näiteks nii Tõnisson kui Johann Laidoner valisid ju Vilnu sõjakooli. Ei ole kaugel Eestist, ikkagi Baltimaa ja teiseks seal ei olnud nii kallis õppida kui Gatšina Jonkrukoolis või Piiteri lugematutest sõjakoolidest, rääkimata akadeemiast. Ja tollal õpiti kauem kui sõjaaegsed 6-7 kuused kursused, mille tegi läbi kooliõpetaja Kuperjanov ja sai lipnikuks. Ka sõjakoolis oli võimalik saada kohe alamporutsikuks vastavalt õppeesukusele. See oli 1. klass väljalase. 2. klassi väljalase olid sa lipnik, aga üsna pea profina said sa alamporutsikuks ja nii edasi. Sõjaajal käis esi kiiremini. No ja küll, see selleks. Aga kui nüüd vaadata Eesti teist piiblit, mis ei ole Kalevipoeg, vaid on teatavasti Kevade, mille kirjutas ju Oskar Luts, kes oli ka pagunikandja. Ja apteeker ja pagunikandja, kui ma ei eksi, oli ta kapten. Ühesõnaga teadis
neid asju ja seda maailma külge. Ja peale Krimmi sõda, kui Aleksander II, keda veel ei nimetatud rahutegijaks, nimetati vabastajaks, see on üle venemaaline talupoegade vabastamisreform ja rida teisi reforme nagu Zemstva reform ja riigireform ja vabastaja tiitel, igal keisril oli oma hüüdnimi. Õnnistatu oli Aleksander I, Napoleoni võitja. Temal oli isatapja vari muidugi, mis varjutas tema enda enesehinnangut. Tsaar vabastaja Aleksander II, tsaar rahutegija Aleksander III. Aleksander III ajal tõesti ei olnud Venemaa peale kokkupõrget Afganistanis huvide konflikti Briti impeeriumiga, kus Vene mõjusfäär ja sisuliselt Vene impeeriumi lõunapoolseim piir nihutati Inglise koloonia Afganistani või mõjusfääri arvelt lõuna poole, muid lahinguid nagu ei olnud, kusjuures ka see kokkupõrge oli lokaalne ja seda vormistati siis mõlema riigi valitsuste tasemel piirikonfliktiks, et mitte sõda ei puhkeks mingil juhul. Ja vot see pikk rahuaeg mõjutas ka Eesti kubermangu nii, et kui juba vaadata seda kevade seeriat kirjanduslikku, siis juba suves on ju see, kui Toots ostab välja isatalu ja võtab sellest pangalaenu ja see näitas, et oli teatud elatustase, kus lapsi sündis palju, elu oli rahulik, sõda, Eesti mees oskas ju lugeda, tollal oli Venemaal lugejaid ja kirjaoskajaid pisut üle 10%, Eesti mehed olid väga suured lugejad. Esimene muide väga demokraatlik ühing, kus istusid koos nii baltisakslased kui eestlased, olid asutatud 19. sajandi algusel Eesti Piibliselts, kus juba 1804 istuti koos ja uuriti piiblit. Tähendab, kuna Eesti mees oskas kirja, siis ta tegi ka sõjaväes päris kiiret karjääri. Eriti oli see reljeefselt näha esimese ilmasõja ajal, kus väga kiiresti sai staabikirjutajast juba noorem ohvitser ja sealt edasi juba omanes karjäär sõjaväelasena, mis vabadussõjas, kõik nad olid ju tegelikult polkovnikud, kõik need reegid ja laidonerid ja lühike vabadussõda võidukas, mehed vaatasid, mis me jamame, kõik olid kindralid. Eestis oli kindralid palju, aga sellel on tõe põhi all ja see kõik on välja teenitud. Nii et, ja nüüd kui vaadata siis töölisklassi, siis oli ju selge see, et Nikita Hruštšov näiteks, etniline venelane, kes elas Ukrainas, teda peetakse ekslikult, ta ei olnud ukrainlane, ta oli venelane, kes sai kõrgema kategooria treial oli ta lõpuks, treis vabrikus. Tema oma 6-70 rublase kuupalgaga võis lubada endale mahuka korteri 30 rubla eest kuus. Ja võtta naise ja toita teda ülejäänud 40 palgast ülejäänud rublade eest ja osta endale juba esimesel aastal fotoaparaadi, mis oli luksuskaup tollal. See näitas, kuidas muidugi oli kubermange, kus tööline teenis 25 rubla. Aga oli ka seukesi, kus teeniti oskustöölised mõistagi. See diferentsiaal oli päris suur, aga ka 25 rublaga sa nälga ei jää, sest need hinnad olid siis ju kopikad kõik. Narvas võis sajandi alguses kodu, mitte perenaine, aga teenija, kes pidi ka ise turul käima. Narva linn konkreetselt, Tallinnas olid linnad ja Tartust pisut kõrgemad. Võis 40 hõbekopkaga osta korbivähke, mis oli püütud Narva jõest ja silmusid ja võtta kutsari ja sõita sellega voorimehega veel koju ka turult. Kalaturult näiteks ja ei olnud elul häda midagi. Ja või näiteks siis polgukomandör väeosas, kui ei tahtnud elada kasarmus,
tal oli limiit, millest väiksemat korterit üürida ei tohtinud. See oli seisusele mitte kohane. Polkovnikul pidi üldse olema eramu renditud ja selleks maksti talle palgalisa iga aasta. Ja see polkovniku elamine oli sama suur kui see siin. No ikka 200 ruutu. Aga noorem porutšikul ei tohtinud olla noorem ohvitseril ei tohtinud olla elamine ka alla 45-50 ruutmeetri. Ma mõtlen poissmehel. Nii et see on mõningased sellised jooned ja näited tollasest elatustasemest. Ja kui Tallinnas oli eelmise sajandi alguses elanikke kuskil 100 000 ringis ja kui siia kogunes 17. aasta sügiseks 200 000 madrust ja soldatit valmistuseks sügiseseks pealetungiks Saksa rindel, siis ainult see, et Kaiserreichi väed tungisid Põhja-Eestisse ja Tallinnasse, päästis Tallinna tohutust verepulmast, mida deklasseerunud sõdurid, kes eriti märatsema hakkasid peale 7. ja 8. novembrit uue kalendri järgi, kui toimus oktoobri putš. Ja kui teine ülevenemaaline nõukogu Trotski juhtimisel kuulutas välja Nõukogude Vene Vabariigi ja järgmisel päeval ehk 8. novembril võeti üle ilma lahinguta talvepalee kuulsa Aurora paugu peale. Võitlust ei toimunud, see on kõik hilisem propaganda. Võt siis kukkus see kõik kokku, impeerium lõplikult, ja Vene liberaalid kaotasid oma ajaloolise võimaluse võtta võim impeeriumis ja panna alus kodanlikule ühiskonnale. Eesti kasutas oma võimaluse ära. Ja nii kurb, kui see ei ole, olid Eesti loomeinimesed vähemalt tollal ajal väga roosad. Et mitte öelda punased. Ja Eesti Vabariigi tekkel mängisid nad väga suurt rolli. Nii kurb, kui see ei ole. Aga resultaadi järgi vaadates Soomes oli analoog. Punane liikumine ja Soome valgekaart. Tegelikult puhas kodusõda. Ja seal olid peale ka õnneks need mehed, kes hoidsid Mannerheimi poole ja kelle juures teenis noor vastuluureohvitser, hilisem Soome president Urho Kaleva Kekkonen. Sest ma mäletan neid Soome veteranide mälestusi, kui öeldi, et kui Kekkonen pani nahkindad kätte, hakkas ülekuulamistoast kostma matse ja ülekuulatava röökimist. Karm mees oli. Aga need on vaid mõned sellised värvinäited, stiilinäited sellest, kuidas elati tollal. Ja siin on väga tähtis see, et oma jälje jättis konkreetselt Eestis vaieldamatult mõjutanud ühiskondlikku elu ja sotsiaalset elu ja andnud malli ette Balti sakslaskond, kes 39. aastani siin rahulikult edasi elas. Teises sotsiaalses rollis tõsi küll, aga siiski elas. Ja samamoodi moodustas koos nüüd juba uue puhtrahvusliku eliidiga selle seltskonna, kelle pealt nägime meie oma lapsepõlves sellist, ma ei ütle klassi, aga ütlen nagu vahekihti, mille kohta öeldakse üldiselt Eesti aja inimene, kes oli sündinud 2 veega vabariigis. Ja kellest ma mõtlesin jalutades omal ajal Snelli tiigi ääres, kui ma lapsepõlves seal pidin käima staadionil kehalise kasvatuse tundides. Oli tore näha neid vanaprouasid, kes olid sündinud aastal 24, 31. Et ühesõnaga, see oli täpselt see ajastu. Ja just täpselt see ajastu, kus inimene kõlas uhkelt ja millele oleks tahtnud joonduda 80. lõpus
ja millest tuli ka Mati Kiirendi kujundatud sümboolika Erspile ja veel ühe, kahjuks ei on Mati kujundatud, aga Eesti tuleb tagasi kuulus plakat. Eesti tuleb tagasi, vot see oli see klikeaeg ja see viisakus, rahvuslik väärikustunne ja perspektiiv ja lootus, mis haihtus iga aastaga järjest kiiremini juba 90-ndate. Jah, vot seesama härrasmees. Ja järgmine kohe mõte, mis haagib mu praeguse jutuga, on see küsimus, mis on viimastel päevadel jälle taas kord oma aktuaalsust näidanud, on härrasmehelikkus Eestis. Ma ei hakka alaliike tooma, härrasmehelikkus poliitikas. Ma ei saa rääkida härrasmehelikust poliitikas, kui ma aastat 5 või 4 tagasi rääkisin matšlus Eestis. Tuues näiteks meie Riigikogu ja meie elukutselised poliitikud, seisukohad ei ole mul muutunud ja tegelikult pole ka muutunud. Aga vot just nimelt härrasmehelikkus Eestis kui telg, mille ümber peaks kõik elu koonduma. Ja selle täielik defitsiit, nii et ma võin rääkida teemast härrasmehelikkuse puudumine, katastroofiline puudumine, mis ei ole mitte põhjus, vaid on teatud asjade tagajärg. Teatud asjade kadumise tagajärg otsene ja tulevaste õnnetuste vundament. Et varasta ära vahele jää, sest elu tahab elamist. Väga tore oli vaadata omaaegseid fotosid, kus üsna selline rahvalemmik, hõbelõng, hõbejuus lokike Arnold Rüütel oli töökeskkonnas, kus ta elegantselt vahetas ära Ülemnõukogu presiidiumi kresla, Eesti Vabariigi presidendi kresla vastu. Kresla ise ei samaks. Ukse silt muutus. Ma arvan, et see kresla on siiamaani Kadriorus. Nagu ei olnud probleemi, ega ta käitumine ei muutunud. Ka nõukaajal polnud ju konkreetselt tema käitumisel mitte midagi viga. Aga taust oli vahva. Üks juriidiline nõunik oli tal selline kummuti kerega vunts, tüüpiline KGB arhetüüp. Ma ei hakka nimesid nimetada. Teine oli ka referental. See oli, kui ma ei eksi, Arno Alman. Seda nime võib nimetada. Kes kõik tahtsid elada hästi. Ja hea veel, kui Arnold Rüütel sooritas elegantse hüppe ühest kreslast samasse kreslasse, aga ka kaaskond oli ju sama, sest elu tahtis elamist. Ja ma mäletan neid nõupidamisi veel Ülemnõukogu presiidiumi rollis oleva Rüütli kabinetis, kus jõuti nii kaugele Eesti meeste ühisel nõul ja jõul, teelised Eesti pojad, kus jõuti oma demagoogliga alapealkirja all ärme kõiguta paati. Nagu mingid ärsplased kõigutavad paati. Nad ei lase panna sinimust valget lippu Hermanni torni, sest neile ei meeldi, et seda lippu nimetatakse rahvuslipuks. Neil on kohe riigilipp kätte. Ma mäletan neid jutte töökollektiivides. Ma üritasin teha selgeks, et kas te olete hulluks läinud. Millest te räägite? Aga see kõik oli veel hale vari sellele, milleni jõuti Rüütli kabinetis. Kui üks ajaloolane teatas, Boris Kumm oli süsteemi ohver. NKVD-ist, kes ta oli. Ja teine ajaloolane viskus lauale ja ütles, jaa, ta oli ohver.
Vot see lauale viskuja on liiga kuulus mees. Ta elab veel. Ta on minu anune. Ma ei taha nimetada nime. Ma ei ole nii kiuslik inimene. Eve oli selle nõupidamisel. Ja peale lauale sotile viskumist tõusis ta üles. Keset seda harrast vaikust, sest leiti üksmeel punaste ja võsaparteide vahel. Ta lõi jalaga ukse lahti, saatis kõik ja lahkus nõupidamise laua tagant. Kes tal järgi jooksis? Alman jooksis järgi. Koridorides ütles, no ära nüüd ometi. Paati kõiguta. Paat on kummuli, mida siin kõigutada. Arnold oli tore poiss. Ma mäletan ta jutte peale seda, kui ta rääkis, kuidas teda Moskvas ähvardati. Ja ainult tänu Jakovlevile ja Ševarnansele ta pääses sinna jäämisest betooni valatuna. See oli peale iseseisvusdeklaratsiooni vastuvõtmist. Tore mees oli, väga veelmalt rääkis. Kas ta ei olnud ka seda, kes oleks olnud Augusti Putši ajal Eestis üks neid mehi, kes oli paika pandud? Jaa, oli. Ma tean seda nime. Ja kes see mees oleks olnud? Tal olid vuntsid. Tal on vuntsid. Tal on vuntsid. Ärme rohkem ütle. Värvi ise. Mäletad olid sellised raamatud, värvi ise. Ma ise ei oleks, ma mõtlesin küll Savisaart, küll ma ei tea, Ülo Nugist näiteks või Indrek Toomet. Ei, see oli üks vuntsidega mees. Kuhu need vuntsid nüüdki on jäänud? See oli, muide, no ma teen siis veel šokk, minu jaoks oli see šokk. Veel selgema nagu sissevaate sellele, et tema tütar on endine peaminister ja tänane Euroopa Liidu kõrge esindaja. Ütleks nii, et tal on tütar. Siis on põnevam uurida. Aga nimesid oli sama. Ja see oli Rüütli idee ja Rüütli ma ei tea, tähendab, no mina kuulsin seda Arnoldi käest. Aga kui ma seda kuulsin, ma olin tõesti šokis, sest et no mida, aga no ei oleks ise, aga aastaid oli nagu mõeldud selle üle. Kes see oleks olnud? No keegi pidi olema, see on selge. Kes Urmas Ott ei teadnud, kes ometi ju sõitis Moskva vahet. Võib-olla Eimar, Lenk, need olid ju need, Ott ei olnud, aga Eimar oli ju AK ja ETV, ERR-i korrespondent Moskvas ju siis, kui oli see rahvasaadikute, no see oli kursis asjadega, ma ka ei teadnud. Aga Urmas ei teadnud kindlasti. Nii, ja vot, aga me läksime teemast kõrvale praegu. Kuigi see on ka aga see on oluline teema. Elust enesest, sest et selle lõigu nüüd kokku võtta, ütlen ma, et ega vundamendist ei saa ühtki kivi välja visata. Ja. See on kivi, mida ma kogesin ise. Vot see oli talupoja tarkus ja leplikkus, mis minu arust väga suurel määral erines tollasest talupoja tarkusest, kui Joosep Toots tegutses. Sest Luts ju kirjutas elu pealt maha. Ja vot just nende Joosepite järeltulijad tegid Eesti Vabariigi ja läksid vabadussõtta. Joosepi järeltulijad näed sa sellel plakatil muuseas. Ja, no ei meenutada mulle Almanit ja vuntsidega meest. Mitte kuidagi ei meenuta. Ja jube nukker oli 90. keskpaigas näha lootust, et täielikku laiali hajumist. No lihtsalt valus oli vaadata. Oi, ma isegi mäletan seda hetke. Peale seda tohutut lootust, mis algas 80, no minu jaoks siis, kui Tepandi laulis konvendihoone ja praeguse Riigikogu esindushoone ees Toompeal, Tõnu Tepandi. No, tema võtmes ja kui Laapin pani talle sinimust valge paela kaela, ja ütles, me tõmbame Hermanni Norni oma lipu nagu naksti üles. Võt need lootused ja kuidas laulsid veel nii mõnedki mehed. Kukuklubis mets on kole, mets on kuri. Metsa palju mehi suri. No näha oli, et nüüd läheb ja läkski. Ja siis tulid Almanid ja tegid ka nii.
Ainult neil oli teist fassongi. Neil oli EKP kaapar peast, et see spetsiifiline. Mul on isegi paar nime välja mõeldud, aga ma ei taha mõnitada inimesi, kelle nimelisi, mütse ja sugesid, EKP ja mitte midagi. Ja see on nüüd jäädavalt minetatud. Miks sai räägitud siin ilusatest lootusaegadest, kus Eestil oli šansu? Ka see stuudio on ju kunagi see minu arust Kaitseliidu kindrali korter. Kaitseliidu kindrali ja majas, mille ta ise ehitas. Ja Kaitseliidu ülemarsti korter, ta ise ehitas selle maja siia Roosikrantsi 7, kus meie stuudio ja SAPTK pika mitte kaugel ei ole Aakeli kliinikus eras Sergei Kingissepa käsilaste poolt mõrvatud Aakel. Ta sai selle valmis Šeli mõises. Ta sai selle valmis 1939. aastal, jõudis siin elada mõned kuud, kui ta siis 40. seina äärde pandi. Miks ma seda meenutasin, et mis meil siin viga, et me liiga ei hakkaks nutma, mis need mehed pidid tundma ja kogema. Aga üks asi, mille juurde tasub nagu tagasi tulla, ma arvan, on see, et me nagu ajaloos vaata, et peaaegu libiseme üle või ei võta seda piisavalt tõsiselt seda, et kui rääkida peale põhjasõjaaegsest perioodist, siis ilmselt see on Eesti ajaloo kõige suurem rahuperiood üldse. Et aastast 1710, mil Eestimaa kubermangus saab siis saaririigi osa, kuni aastani 1914, eks ju, mil me võime võtelda ka tinglikult, ei ole ju Eesti sõjas ja Eesti pinnal ka lahinguid ei käida, aga Eesti pinnale lahingud tulevad siis juba vabadussõjaga. Et põhimõtteliselt üle 200 aasta, kuskil 207-8 aastat on see periood, mil Eestis või Eesti pinnal ju tegelikult lahinguid ei peeta. Kui mitte pidada lahinguks kuulsat Mahtra sõda või Puuaja sõda Siiversite mõisa ümber Räpinas ja Mahtra sõda juurukandis siin Raplamaal. Aga Mahtra sõjast oleks võinud kujuneda pikem mäss, aga jälle, kust algas ettevõtmine Külakõrts, sinna ka sumbus, sest taheti minna juba Kose poole, aga Kõrtsu jäädi nõu pidama ja haistus laiali. Ja ei, muidugi, ja need, keda siit värvati ja võeti, nagu Krimmi sõtta, need sinna ei jõudnudki, sellepärast, et ikka pikk sõit ja pikk maa. Aga just nimelt esimese ilmasõja ajast pärineb väga traagiline, väga tabav, nagu siuke, mitte vanasõna, aga püsiv sõnaühend võib-olla ütelus, et Eesti on väike, aga tal on suur haud. Mis tähendab seda, et eestlased ümber maailma on laiali ja maetud Sydneyst kuni Berliinini, New Yorgist kuni Torontoni ja kui juba seda räägiti 14. aasta 1914, siis ju see ikka nii ikka on. Aga seda üleüldist hoitust ja kaitstust, kus üks talumees ütles ühele poisikesele, et sa ei teagi, et me elame siin nagu vana jumala selja taga. See on ka ajalust teada. Tavalised külamehed ja külapoisikesed, aga see ikka ühtest näitab. Ja seda rahulikust ja seda kaalutud, mitte kaalutud, vaid just nimelt kaalukat tulekut ja väärikust ja või nagu mulgid, kellel õnnestus Ameerika kodusõja ajal hakata eksportima linast riiet ja tekkisid need mulgimiljonärid, mitte mulgi veel, aga mulgimiljonärid, kes käisid ennast näitamas kodukirikutes ja las pastat, aga seljas frakk ja frakisärk ja uurkullast rippus, mitte tasku peidetuna, vaid keti otsas, tilbendas seal kuskil nii üleval pool põlvi, et ikka näidata, kui uhke uurikett on ja uur ja peas oli silinder.
sellest rääkis omal ajal ühele mu sõbrale ta vanaisa. Ta oli parteitu, kõik pidasid teda kommariks. Tegelikult oli ta lihtsalt siukene inimese armastaja ja haritlane. Jutt on Paul Rummost, kellel on nagu meie kuulsa poeedi Paul-Eerik Rummoga teatud sugulusest, pehmelt öeldes. Ma käisin lapselastega vaatamas Paul Rummo hauda tihti metsakalmistul ja kui vennakesed siis mäletasid, mida vanaisa omal ajal. Vot, ja kõik see kokku moodustab minu jaoks väga isikliku põimiku kaleidoskoobi. Sest et kui sa räägid Rummo lapselapsega, siis jutt käib ju tema, ehk minu sõbra, tema vanaisast. Ta ei olnud sotsiaaldemokraati kommar. Ja see on ka Eesti. Ja kui Preili Oistrat Oinas ja on sattunud mõningate ajaloolaste kaitse alla, kes siin ma sõna ei võta. Ma käisin kunagi Aarne Ruveni näitust vaatamas Castellani majas. Nõukaajal oli seal Vilde Muul. Eesti naisrevolutsionäärid. Fotogalerii elulood ja sellest on möödas paarkümmend aastat. Ta kutsus mind ja Toivo Tinti ja ajaloolased omavahel nii-öelda. Ja Toivo, kes oli asja uurinud, ütles, et sa vaata, mulle ütles, sa vaata nende nägusid, särtsakad tüdrukud, et ma saan aru küll Ambeltist ja Lauristinist, tüdrukud olid ilusad. Vedru oli sees ja see on ka Eesti. Aga mis me räägime, kui Vilde oma välispassidega padupunane, jah, muudkui reisis ja vältis vahele jäämist Ahrankale, aga see on ka Eesti ja nad on ju kõik armastatud Eesti loomeinimesed ja kirjanikud, eks ei olnud ju. Muidugi natuke pilti moonutas see, et Kuku klubis, kus käis Lemming Nagel ja jumal, kes seal kõik ei käinud, kunstnikud, maalikud, nad olid väga kontrarevolutsioonilised nõukaajal. Aga ma juba siis vaatasin, et aga millega te võitlete? Te ju ammustate kätt, mis teid toidab. Kõik need sanatooriumid ja kunstnike liidu, tavaline Erki tudeng ei osta sul Vatmanitki. Draakoni galeriis istus ju härra Teemant, kes jagas fonde. Ja? Vatmanit ei osta niisama, sul peab olema nakladnaja, siis sa saad. Ja kõike seda hakata saagima. Tuli Eesti Vabariik, kõik privileegid võiti ära. Kas suur kisa? Muide, ma ei tee liiga kunstnikele. Kirjanikud lõugasid veel rohkem. Koht oli sama, näod olid samad, isegi teema oli sama, adressaat muutus. Vereimejad, parasiidid, mis teevad. Aga muide, kraanikööred olid ka samad. Need elegantsed rahvuskommarid, kellest said elegantsed vabariiklased ja keda jagub minu arust, hiljuti veel, ka ERR-i nõukokku jagus mehi tollest ajast veel. Oi oli partorge ja nõukogude võimu ajakirjanduses. Mälu on halb asi. Ja. Väga halb. Muuses, ma loeksin siin ette ühe väikese lõigu, kui juba tuli juttu Ostra Oinasest, siis minu arust see võtab väga hästi kokku või vähemalt ilmestab mingis aspektis tolleaegse tsaaririigi sellist nii-öelda karistuspoliitikat. 1906. aastal siis mais viidi täiesti sotsialistlikud sellised noortüdrukud, kes levitasid Tartus sotsialistlikku materjali ja tegelesid sotsialismi levitamisega. Alma Ostra, Amalie Unt ja Marta Lepp
viidi Siberisse Tobolski kubermangu sellisele väikesele järelemõtlemisele ja niimoodi kirjeldab seda Ostra Oinas. Siin oli elu rahuldav, seadsime endid hästi sisse ühte majja, elades omaette seltskonnana. Valve ei olnud valju. Määrused nägid ette iga 5 vangi kohta üht valvurit. Kuberner aga saatis inimesi maale ühekaupa, kelle hulgas oli vaid üks valvur. Toidu saamine oli hõlpus, hinnad muinasjutuliselt madalad. Aega veetsime lugemisega. Sügiseks olime kõik põgenenud. Seda soodustas asjaolu, et võisime laevadel sõita tasuta ja käia linnas tingimusega, et seal registreerume. Riietatult toreda daamina pääsesin kergesti läbi laevaliini kontrollpunkti, mis asus Tobolskis laevasadamas. Ei küsitud isegi passi. Raudteel jõudsin Peterburi, siin tuli elada valepassidega. Neid võis mul olla kuni 18, kirjutab Ostra Oinas. Toonane Ostra siis ainult. Hiljem tal need mehenimed sinna lisandusid, nii nagu aastad edasi läksid. Aga siin siis nagu selline muinasjutuliste madalate hindadega väike, kuidas siis öelda, puhkusreis, kus toredasti ühes kaunis, ma arvan, sellises tsaariaegses puumajas ennast sisse seati, loeti rahulikult, käidi linnas ja söödi ja elati nii, et polnud hullugi. See oli siis selline tsaaririigi selline, kuidas öelda, käsi, mis siis suunas aktiivsed sotsialistid kuhugi nii-öelda asumisse. See oli muidugi ilmselt ka põhjus, miks teised sotsialistid, kommunistid, enamlased, kellest üks istus New Yorgi pankurite juures ja valmistas seal sotsialismi ette, teine istus Šveitsis, valmistas seal kommunistlikku pööret ette, et kes siis nagu tsaaririigi lõpuks ära pöörasid, ja kolmas oli, nagu sa mainisid, Ukrainas kõrgema klassi tistler, kes sai 60 rubla kuus palka. 6-70, ja. Nii et selles mõttes see olukord tegelikult oli ka üks, mis minu arvates kirjeldab seda, mida me võiksime nimetada sellise tsaaririigi nagu Belle Epoki vaimsuseks, niimoodi, et meil on kui me rääkisime siin sellest, et sa rääkisid kuldajast, siis me teatud mõttes ilmselt võime ütelda, et see 18. sajandi lõpp ongi selline kultuuri ja tsivilisatsiooni veel viimane õitseng, vahetult enne täielikku hävingusse laskumist. Et ma ei tea, see vist on ilmselt ka üks põhjus, miks ka siin rahvas kosub ja miks ta ammutab seda kõrgkultuuri ja miks me oleme saanud üldse selliseks rahvaks, nagu me oleme saanud. Ja ta ei pääsenud ju kuhugi mujale. Ta ei pääsenud, ta oli sunnitud Käsna kombel imema endasse kõike seda, mida oli pakkuda tollasel vanal heal maailmal. Aga muidugi mind ei lohuta üldse see, et samasugune kultuurikriis on praegu pan-euroopalik. Ei ole ju tegelikult kuskil garanteeritud see, et sõidad Kreekasse sellepärast, et seal on kõik okei. Ja igal pool. Ei ole ju garanteeritud see, et lähed Itaaliasse ja küll lõuna jätad sinna, kus ta on Põhja-Itaalia, seal ikka mida põhjapoolsem Itaalia, seda tsiviliseeritum, aga kõik on nagu ühte suurde tolmuimejasse sattunud ja Euroopa on hävitatud. Hävitamine hakkas ju esimese ilmasõja käigus, mis üle jäi, topiti nagu hakklihamasinasse lihatükid, mis veel sealt läbi ei käinud, hakklihana välja ei tulnud, teise ilmasõja ajal ja siis oli kõik, kui surid need inimesed, kes olid üle elanud teise maailmasõja ja siis läks ka natuke aega. Ma muuseas vaidlen sulle ühes osas vastu, mida põhjapoolsem Itaalia seda tsiviliseeritum, minu kogemus on täpselt vastupidine. No jah. Mida põhjapoolsem, seda külmem, seda just nimelt
victim sellele kultuurimuudatusele Euroopa sotsialismile ja mida lõuna poole, seda selgemalt juurdunum oma traditsioonides, seda ütleks katoliiklikum, tänapäeva Itaalias võib-olla mitte, aga siiski. Olid natuke hiljem Itaalias. Jah, ma olin tõesti hiljem. Ja see on olulisel määral muudab seda pilti. Ma ei arvestanud sellega. Jah. No, pole hullu, praegu on kõik on, loomulikult. Praegu saag niidab igal pool. Sinna Aklihamasinas on sattunud mitte ainult Itaalia, vaid ka kõik naaberriigid. No vot, aga ikkagi see unelm oli nii magus ja ta ei olnud teostatav juba eos 89, 90, sest me ei teadnud seda. Ja kuivõrd mitte teostatav ta oli, selgus siis, kui hajus lootus, et koos nõukogude võimuga hajub ära ka kõik see, mida ei tahaks üldse enam näha. Aga inimesed olid ju samad, kus sa võtad neid uusi inimesi. Ja ausalt öeldes ainsad, kellega ma sain läbi ja kuni nad ära surid, olid väliseestlased. Nendega ei olnud mitte mingit vajadust vestmiku järele nii öelda. Ja see on juba nukker, sellepärast, et see, mis tuleb asemele, kõik see süvariigi poolt väga juhitud ja väga armastatud selline oma mehelikkus, teatud oma, kus lõhnast tuntakse omasid ära ja kõik normaalne, inimlik ja väärikas on kuulutatud segavaks faktoriks, atavismiks ja tagurluseks, jah. Vot selle eest pole pääsu, see on juba nukker. Ja mida aeg edasi, seda rohkem ma tajun ka enda kohatust selles suures mängus, mille nimi on tänapäev. Ja see on juba nukker, sest pilk on mul suunatud ikka sinna, kust on veel võtta mälestustes ilusat ja koosutavat võnget. Olevik ja tulevik, ma ei panustaks selle peale. Aga siin me ometi elame ja võt seda härrasmehelikkust tänapäeval taotleda, otsida, promoda või üritada ise elada nende reeglite järgi on väga raske, sellepärast, et 2 ampriga kõrgepinge vastu lihtsalt ei saa. Ja jääb üle loota vaid seda, et tulevad paremad ajad, aga see lootus on, lootus ju peab olema, ilma lootuseta ei saaks üldse midagi korda saadetud. Nii et see kõik on väga nukker. Mul ei ole võtta kuskilt paremaid mõtteid, et rääkida lohutussõnu, sellepärast, et vaesed inimesed, kes sündisid viimase 20 aasta jooksul, nendel ei ole ju kuskilt võtta kogemusi läbi suhtlemise nendega, kes sündisid ja elasid teise ilmasõja eelsel ajal ja mida sealt on kaasa võtta vaja. Igal normaalsel inimesel seda saab võtta kaasa ainult oma isiklikku kogemust omades. Aga muidugi, kui lugeda Kevadet, siis see on, millest tegelikult jutt on, eks ju, seal on ju mitu põhja taga, eks ju, suvi ja kõik see. Ja et see on mitte ainult Eesti piibel, vaid see on ka Eesti entsüklopeedia, kuhu on võimalik välja jõuda, kui suhtuda talupoja tarkusega ka kirikusse, sest põhimõtteliselt ongi piibli tõed, talupoja tarkus ka. Ja kui sellest eemalduda, siis ongi vaidlused selle üle, kas lubada või mitte. Viljandis vist oli see. Ja lõpuks ma lugesin täna hommikul, et ikkagi nad kerisid lahti need värvid.
ikka ja seda Viljandi Ugala teatri ees hoovis, et Leppides, kultuuriinimesed tulid appi. Leppides kultuurnikega ennem kokku, sest see oli nende lahke pakkumine. Aga ma lugesin sinnamaani, kui oli kirjas, et politsei pidi asjaga tegelema, nii et kuna linnavalitsus keelas ära, Jaak Pihlak keeras ära, linnapea, ja kui millega see lõpeb, ma ei tea. Aga erilisi lootusi mul ei ole, et see millegi heaga lõpeb. Nii et. Ja võt sellisel huvitaval ajal me elame. Aga muidugi kõige õudsam on praegu see, et rääkides sellest, millest me rääkisime, on kohe esimene süüdistus kuulajalt, rahvalt, putinist või trumpist. Sajad taga midagi vana. No, trumpismis mind enam keegi ei süüdista, ma ei tea, kuidas sinuga. Jah, no ma tean paljusid väliseestlasi, kes on Trumpi tulihingelised poolde. Ja Putini pooldajaid ma ei tea. Küll aga ma tean neid, kes ei mõista teda hukka. Ja siis, siin, tähendab, kus on see piir, et öelda, ei, ma räägin hoopis muudest asjadest, kuhu ei ole mõtet nagu sisse nõeluda. Ei Trumpi, ei Zelenskit, ei Putinit, ei kõiki tema adjutante seal ja me opereerime siiski icebergi tippudega, me ei tea, mis on vee all. Meil ju puudub info. Oma peaga mõtlemine on tore, aga kui ei ole lähteandmeid, mida sa sisestad siis sinna arvutisse, eks ju. Aga sildistamise aeg on praegu ülivõrdes toimib see kõik. See on nukker. Sellest ei pääse. Ja peaks ju nagu lõpetama mingisugusel sellisel helgel noodil või sellisel lootustandval noodil. Aga kõik müügiks on ikkagi ju kõik need uued ehitatud kvartalid, näiteks Uus Mustamäe, mis on seal, kus vanasti oli ekskavaatori teha, laoruumid ja nad ehitavad ju linnakut, mis algab põhimõtteliselt vanast hulumajast üle tee ja lõpeb loomaiaga, kohutavalt suur kvartal. Või siis, väike on ju see Kalarana kvartar ja aga kõik need Paldiski maanteetele mere poole, need tohutud ehitusmassiivid, kellele, kui ikka ma vaatan korterid, mis maksavad 500 000 €, mis on tehtud vanadest veetornidest, kus on aknad igas ilmakaares ja lae kõrgus on 4-5 meetrit. Kellele, milleks, ja see ei lisa nagu enesekindlust ja demograafia ju näitab ära, et ei juleta ju sünnitada. Ja kui palju on kirjanduses, ajakirjanduses neid üleskutseid elage endale. Noored naisterahvad, minu elu algas siis, kui ma hakkasin ainult endale mõtlema. Aga mis on sinu jaoks nagu rahva elujõu sellised peamised tegurid, et kust kohast see rahva elujõud üldse tuleb, et ma hiljuti avaldasin ka arvamust, rääkisime raadiosaates sellest Veiko Vihuriga, et rahva elujõudu ei ole võimalik õppida, et see on selline asi, mis kas on või ei ole ja see saavutatakse mingisugusel teisel metafüüsilisel tasandil niimoodi. Ja ma võiksin tegelikult sellest veel pikalt siin rääkima jääda, aga ma küsin sinu käest, et millised on need vundamendid, mis tekitavad selle, et millele rajanedes üldse rahvas elujõuline on ja kus ta ka tunnetab, et ta on elujõuline. Täpselt nii, nagu see 19. sajandi lõpu eestlane tunnetas. Võtan ja ostan omale talu päriseks, vaata, et kui müün piisavalt lina maha, siis ehitan omale häärperi ja võib-olla võtan veel mõisahärralt, ostan veel mõisa ka ära, kui vaja. Nii tehtigi. Ja nii tehtigi. Et see oli see asi ja mul on kodus kasvamas, mis 5-10 last. Kellest vähemalt 2 läheb ülikooli. 2-3 läheb ülikooli. Ja mitte Tartu. Ja Peterburi või Tartu või kuskile, kus Berliini. Et see on see, kuhu peaks rajanema rahvas, et tal tekib see elujõu.
reaalne tunnetus ja elujõud üldse ise? See on ikkagi, kui mängitakse traditsioonile ja julgetakse olla millegi pärandaja, olles ise pärandist osa saanud. Selle vastaspool on päevaliblika elu. See on jäetis ära enne, kui ta sulab. Mõtlemata sellele, et kas üldse peab jäetist sööma, mis on tohutu keemia käkerdis. Aga kõik ju söövad. Lamba teadvusest tuleb lahti saada ja julgeda mõelda kauem elust kauemale ajale, nii ette kui taha, nii enne mind kui peale mind, siis on kõik korras. Julgeda panustada ja olla lüli ketis, aga mitte parema elu otsija ja mugavama elu otsija, mitte elu tarbija, kus kõik on minu jaoks, vaid elu kaasautor elule. Kaasautor elu mustrisse kudujana. Inimene arvab, et ta võib minna kuhu tahab. Ei või. Sest et kui Jumal ei anna talle hingamist, siis ta ei lähe kuhugi. Ta isegi ei istu kuskil. Ta lämbub ära. Inimene ei saru sellest, arvab, et on vaba, lähen sinna või lähen sinna. See on väga näiline. Nii et ikkagi vahend sinna jõudmaks on tagasi pöördumine oma kristlike juurde. Muud teed ei ole. Aga ma ei usu, et rahvas on praegu küps aru saama, et on vaja juurde tagasi, kristlike juurde tagasi minna. Sest need maad, kus on seda üritatud, on vahepeal läinud täitsa heaks kõik kolustik. Ma mõtlen ka Euroopa riike. Huvitava kombel ju, kui hiljuti oli küsitlus läbi viidud Ungaris, millal te arvate, et Ungari elas kõige paremini. Siis oli ikka see Austria-Ungari keisririik. Nad olid impeeriumi valitsejad, impeeriumi rahvad, ungarlased. Ja oli aeg, kus Ungari aristokraadid valitsesid Viinis. No see meeles, aga küsiti ju mitte nendelt ja nende järel tulijatelt rahva käest küsiti. Rahvas kuulis seda jälle omakorda oma vanaisadelt. Aga miks? Aga see oli kristlik riik. Selle pärast. Vürst Esterhazy pidas teatavasti teatavat Viini klassikut enda juures nimega Josef Haydn, kes juhatas tema tervet sümfooniaorkestrit. Ja ega ju oli vist Kubitšek see helilooja, kellega jagas tuba Adolf Hitler Viinis. Kubitšek, ilmselt Tšehhi päritolu helilooja. Aga see oli kõik ju Österreich, eks ju, Austria-Ungari, vabariigist oli muidugi tollesest kuulsusest ja hiilgusest kõvasti mööda läinud, aga minu teada käisid ju siin meie riigikogulased suht hiljuti Ungaris. Ja Ungari parlamendi külalised olid isegi 6 aega tagasi. Ja muljed olid ju väga sellised. See oli enne valimisi vist, kui ma ei eksi. Ja see oli veel siis, kui Orban oli veel pukis nii-öelda. Ja ma mäletan, kui mul tuttavad rahvuste ühendusest käisid Poolas, Varssavis, kui Tallinnas maksis Raekoja platsis õlu 8 euri ja Varssavi peaväljakul maksis ta 90 eurosenti, pooleliitrine väga õlu. Ja põhikülaline ei olnud soomlane või poolpurjus norrakas, vaid Poola tavaline tööinimene, kes jõi õlut õllerestoranis välikohviku tingimustes. Ei pidanud maksma selle eest. Ma kujutan ette, kui mingi õllekaupmees oleks küsinud 5 euri või 3 euri poolaka käest seal, kus ta on harjunud jooma 90 eurosendiga, siis nad oleks talle vastu hambaid andnud. Ja õieti teinud. Raekoja plats on konkreetne Tallinnas. Keegi ei kipugi protestima. Kõik arvavad, et nii on siin kombeks.
kohalike keelt ma ei ole kunagi kuulnud viimase 15 aasta jooksul Raekoja platsis, jah. Ma tean küll ühte omaniku, Gerviideri omaniku, kes oli Kanadast tulnud. Ta ei saanud mitte aru, kuidas siin Eestis neid erisid aetakse, miks tema pakkudes linnale parimaid allrentnikuna tingimusi, kaotab sellele, kes inimene ei saa aru, ta on kapitalismist tulnud. Ja kui ta nii, tema pakub paremaid tingimusi linnale olles rentnik, kui see, kes saab ja võidab, eks. Tal olid laiad kogemused, Raekoja all kohvikus, see on nüüd regionaalpoliitika juba, eks ju, nii. Aga siin igaüks vaatab, et Eestis on liiga palju seda riigiametniku klanistumist, kelle ülesanne on jätkata, kasvatada ametnikkonda kui eraarmeed, kus suguharu liige toetab teist ja lastelegi pärandada. Ma tean nii mõndagi linnaametniku, kes on praegu pension. See on selline seltskond, et selle põhjal, nähtu põhjal, oleks võinud kirjutada uue Šveigi. Ma ei räägi siin üldse sellest, kuidas juhiti linna ja lantseeriti rahasid. Ma räägin lihtsalt inimlikust suhtlusvunkest. See on väga meeleolukas. Ja ma ju mäletan kunagi Kalamajas veedetud aastaid kuulsas nurgapealses kohvikus, kus me sinugagi oleme istunud mõned korrad. Ja kus me oleme istunud koos Jaak Johanson. Jaa, täpselt. Tänu Jaagule ma sinna sattusingi üldse. Ja pärast selgus, et kõik mu koolivennad on veel elus, need, kes on elus. Mul oli enamus koolivendasid ju Kalamajast, Gustav Adolfi gümnaasiumis. Ja kui sai nalja, tead, kui on vahepeal välja lõigatud 40 aastat, jälle tulevad kõik need samad näod, kellest vahepeal on mööda käidud aastakümneid ja ei tea. Ja vaatad, et mingid märgid veel on, Kalma saun seisab püsti. Tõsi, enam salmekohvikut ei ole. Vana miilitsa jooskond, vana Kalamaja, peatänav, eks ju. Need on need kohalikud nüansid, mida ja kuni jätkuvad mu viperused maised ei unusta teid, Kalamaja naised. Oli mul kunagi see oli pikk laul, aga see nõuab teist olustikku seda esitada. Vot, ja naisi seal oli, aga ma olen ise elanud ju väga kaua ka Koplis ja olen seal näinud ka mehi ja naisi. Neid ma meenutada ei taha. Neid enam ei ole. Nad on sealt välja tuuldunud, eks ju. Ja vot see ei ole Eesti. Lasnamäe murdes tõlkida Kalamaja murdesse on võimalik. Aga see ei ole Eesti. Eesti on siin. Vaata seda korterit. Jah. Aga Lasnamäel, ja see oli isegi elab eestlasi. Ma tean ühte koolivenda, kes oli riigikogulane pikki aastaid. Elas kogu aeg Lasnamäel. Kuidas ta seda suutis, ma ei tea. Nüüd ostis korteri vanalinna muide. Päris vanalinna kohe. Nüüd. Ja mul on hea meel, et üks eestlane koli perle sinna, kus Eesti linn peaks olema. Koli ära Lasnamäelt, eks ju. Aga see on piisk meres. See on piisk meres. Sellepärast, et oli aeg, kus kõik oli teisiti ja see aeg kestis 20 aastat, aga sellel 20 aastal oli väga pikk vundament ja eellugu, mis algas just siis, kui meie jutu algusteema. Vot ilma nende linakaupmeesteta Viljandist ja ilma nende Tartu kellassepadeta ja väikekodanlaste, kus käisid teed joomas ja nende tütardega kurameerimas Kaasanist ja mujalt välja aetud üliõpilased. Ja. See kõik on Eesti ja sealt mosaiigist ei saa ühtegi klaasikest välja visata. Ja. Aga praegu on teerull sõitnud kõigest sellest üle. Ülesõit algas 40. aastal tegelikult. Ja kui on püramiidist sõitnud teerull üle, siis alles jääb pannkukk. Ta on küll suur, ta katab suurema pinna kui püramiid, aga ta kõrgus on igal pool mõni millimeeter. Ma eelistan püramiidi alati.
ka ühiskonna ehituses. Aga seda aega tagasi, see ei ole nii, et ma hääletan Riigikogus õieti, ma teen õige otsuse ja kohe on puhk ja pajad tagasi. Jah, Virkuse jahutööstus on tagasi. Jah, Lorup teeb jälle klaase, nii et inglastel kõlbab tellida viskiklaase Lorupilt. Jah, ja Feldman... Kohvik Moskva asemel on Kultas. Jaa, Kultas, täpselt. Feischner, seal kus on need, mis nad olid, Max ja Mara. Ühesõnaga kohvik Tallinn. Vot Harju Venov. Ja mis elul viga on ju nii. Aga kui hääletad valesti, siis tuleb Idel, Jakobson, trükitööline, pärast juba natuke ka inkabedist. Trükitööline, kõik panti kinni ju. Trükitöölised Eestis. Töötas poll hästi, aga see poliitiline politsei. Arias toodi siia ja läks jälle. See oli aeg, kus Eestis oli tõesti 200 kommunisti ja kõik oli kontrolli all, eks ju. Ja Viktor saadi kätte ja Viktor vist lasti maha kuskil seal Ülemiste kandi Kingissepp. A Sergei jäi ja pärast tegigi siin väikse revenge'i Šeeli panga mõisas Pirita jõe ääres. Aga väikese või tähendab siseministri ja justiitsministri endise vanaisa Anvelti lasi maha Dzeržinski. Jah, erilised tutvuse poolest, nii öelda. Aga see oli üldse huvitav seltskond, need Petersas ja Petres ja kõik need NKVD ju. Poola väikeaadlik Dzeržinski laseb maha vot Läti tööliste esindaja. Huvitavad ajad. Ja samal ajal Preli proua Kolontai avardab piire. Elab kord naisterahvaga, siis elab kord meesterahvaga. Kindrali tütar, polkovniku tütar, kindrali abigaasa, kindral Kolontai abigaasa. Jumal hoidku, Nõukogude Liidu saadik, jah, kas ta oli seal, Rootsis oli. Vot niisugune Kolontai, heast perekonnast, haritud inimene kõik. Kõikide madruste suur lemmik. Ja teadis keeli ja kõike ja nii ja na. Ja mitte ainult seal ju, Liilia Brikk ja Majakovski ja seal, prooviti peremudeleid, mis viis. Pole tähtis, kas Majakovski lasi ise ennast maha või aidati vana inimest, nagu Ješeningi, eks ju, me ei tea, kes see, kontorit me teame, aga nii, ja vot kõik see ei ole hääletamise tulemise küsimus. Ja praegugi etendatakse suurt teatrit, sotsiaalteatrit, kunagi tegeles sellega Ülo Vooglaid, Merle Karusoo, Katrin Saukas, Johansson, vähemalt üks Jaak Tepart Sull, ühesõnaga Pirgu Märu Killu keskus. See oli ju ka üks Ülo projekt. Nii üllatab, kui see ei ole. Ja vägagi sai sotsiaalteater jalad alla ja seda jätkus. Ei olnud mitte kaugel jälle Mahtra Juuru kant. Ja Rapla kant. Rapla kant, ja see on ka Eesti. Kumb Eesti on Eesti? Paul Rummo Eesti? Või Kuperjanov Julius Eesti? Arnold Rüütli Eesti? Või Mati Kiirendi Eesti? Kõige tagasihoidlikum vabadusvõitleja, keda ma tean, Mati Kiirend. Õnneks elab veel. Aga kahjuks ühe Mati kohta on üle 10 parasiidi. Ma olen kuulnud nii mõndagi. Mina oma loominguga isiklikult lagundasin ära NSV Liidu, kompasin piire, minuga ei juhtunud midagi. Kompasin veel. Ma olen kuulnud neid jutte ise. Ma ei räägi enam nende inimestega, sest nad nüüd juba on kindlad, et see ongi nii. Aga ma mäletan neid kangelasi vabadusvõitlejaid, kelle ainus küsimus oli,
kumba pidi see sigaretipaber nüüd ikka peab liimitud saama. Tuli müüki valuutapoodi, tubakas Samson ja Giza paber. Saksa toode väga hea, Hollandi tubakas veel parem. Ja inimesed räägivad tõsimeeli, kuidas, ma ju mäletan neid inimesi, kui nad Eesti vabaks võitlesid. Noh, Adamson-Eeriku muuseumis on näitus. Oi, niuke sõda käib. ja see on ka Eesti. Oota, aga milline Eesti see on siis see kõige Eestim? Ja vaata, see ei pane kätt ette ja sa ei saa valida, et vot see on, aga vot see ei ole. Ja kõigest sellest tuleb orienteeruda. Aga kui sul pole kaarti, miinivälja kaarti, no siis vähemalt ära polkat kipu tantsima miiniväljal ilma kaardita. Ja tuljakut ma ka ei soovita. Ja enkat ka ei soovita. Jah, vot nii. Sest et lõpetuseks ütlen ma nii, et ebateadlikus vanuses ma siiski käisin korral regionaalpoliitikas ja aastal 1993, no väga nii, kohalikel valimistel Tallinnas, Põhja-Tallinna kandidaadina. Meil kui kandidaatidel oli pärast võimalus vaadata, palju keegi hääli sai üle terve linna. Sõltumata oma erakonnast. Ma olin Vene Kristliku Liidu liige siis. Me oleme väga naiivsed inimesed. Aga noh, mul oli seal Aleksandr Tormitontov ja no need Eesti venelased, keda kõik tunnevad. Ja ma nägin ka teisi kandidaate. Mustamäel kandideeris Kalmer Tõnussaar, kuskil kandideeris Marju Länik ja no isegi Heli Lääts kandideeris. Ja no mõtled 93. et no jaa, no Kalmer, no 1000 hääled tulevad, ei tulnud. Marju ja Kalmer ja alla 20 hääle. Sest Kalmer laulis ilusti. Teatud põlvkonnale meeldis. Aga võt, kui Kalmer peab minu torusid nagu aitama mul parandada või radikaid, ja see on ka Eesti. Nii. Aga kui inimene ei unista ja ei põgene mälestustesse, siis ainult Kalmeri laulud välja ei vea. Ja ikkagi, tähendab, ei ole vahva vaadata, mis praegu toimub Narvas. Hommikul selgus, et ikkagi ei tunnustata seaduslikuks volikogust mööda minevat uue linnapea valimist. No tsirkus käib täiega, eks ju. Nii. Vot see on ka Eesti. See on täpselt sama palju Eesti kui Tallinna Raekoja plats. Narva Raekoja plats või Tallinna. Ja vot see ei mahu enam, see kallerdav amorfne sült ei mahu enam raamidesse. Ei mahu. Tuleb välja, et on sadu Eestisi. Ja vaatad lähemalt, suisa 1 miljon. Vot nii palju on. Siin kodanik on vist rohkem ja 1 300 000. Vot nii palju on Eestisi. Mis siis, et eesti keelt ei räägi? Inimene elab siin, no, vägagi Eesti. Leiti 1 eurolaulik meil, kes esindas Eestit. Minu tead oli ta kasahhi ja venelase segu. Pikkade juustega poiss. No vot. Ja aga kuskile peab mahutama ka tema oma maailma pilti. Ja kui sa suhtud härrasmehelikult kõigesse sellesse, no kuidas sa suhtud härrasmehelikult sellesse, kes laeb sulle vastu vahtimist märja kaltsuga? No väristatud on igasugune härrasmehelik mõtete vahetus. Mina ei ole leidnud teed, kuidas suhelda selliste kaaskodanikega, kes tegutsevad minu suhtes kaaskodanike õigustes. Võib-olla sina oled, aga mina eelistan suhelda kaaskodanikega teisel pool ekraani. Jäägu nad sinnapoole ekraani. Ja ma eelmises saates ju ütlesin ja küsisin su käest, ma ei tea, kellele me räägime. Kes on meie kuu, ma ei tea. Ma ei tea.
tõesti ei tea, ma pole ühtegi näinud. Ja lõppkokkuvõttes, no kui kuulajaid on, aga kui neid ei ole, meie siin mõjutada saame väga vähe. See on selleks, et ei tekiks illusioon, et nüüd ma õpetan, nüüd ma räägin, võtke kuulda. Ega ikka ei maksa ennast üle hinnata. Härrasmehelikkus, minu arust, mõistus pole oma teha, aga käitumine peab olema. Miinivälja kaart, see on väga oluline mõiste ja ilmselt see on traditsioon ja kristlik traditsioon. See on hea, et me selleni välja jõudsime. Aitäh sulle siia stuudiosse tulemast ja jõudu, edu! Aitäh sulle!